Tere, mina olen Merje Servet ja tänase ettekande teemaks on meil patsiendi kooli raames taastusravi, sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenused. Rehabilitatsioonisüsteem Eestis jaguneb kolmeks: haigekassa kaudu rahastatav taastusravi, Sotsiaalkindlustusameti poolt rahastatav sotsiaalne rehabilitatsioon ning Töötukassa poolt rahastatav tööalane rehabilitatsioon. Nendes teenustes on palju sarnast, kuid oma sisult on tegemist ikkagi erinevate teenustega. Alustame lähemalt taastusraviga. Taastusravi ehk siis töövõimet või toimetulekut taastav ravi. Selle käigus taastatakse inimese häirunud funktsioone, säilitatakse neid või aidatakse kohaneda puudega. Taastusravi saamiseks on eelkõige vajalik perearsti või eriarsti saatekiri ja seejärel tuleb registreerida taastusarsti vastuvõtule, kes täpsustab terviseprobleemi ja määrab vajalikud teraapiad. Taastusravi protseduurid, mille eest haigekassa tasub, on füsioteraapia, tegevusteraapia, raviujumine, mudaravi, aga ka kognitiivse funktsiooni uuring, psühhoteraapia ja logopeedilised uuringud. Seega taastusravi ei ole ainult füsioteraapia, vaid abi saab ka näiteks psühholoogiliste probleemide korral. Stress, läbipõlemine, mäluprobleemid, terviseseisundiga kohanemine ja valuga toimetulek. Kui aga terviseprobleem on püsiv ja igapäevategevused on oluliselt takistatud, tasub mõelda puude raskusastme taotlemisele või töövõime hindamisele. Siin on samuti mitmed erisused tööealise ja vanaduspensioniealise inimese puhul. Kõigepealt siis puude määramine tööealisele inimesele. Puude tuvastamisel loetakse tööealiseks inimeseks alates 16. eluaastast kuni vanaduspensioniealine. Ja eelkõige võetakse puude tuvastamisel arvesse, kuivõrd on piiratud sinu igapäevane tegutsemine ja ühiskonnaelus osalemine. Kui soovid puude tuvastamisega samaaegselt hinnata ka oma töövõimet, siis on sul võimalik esitada ühistaotlus kas Sotsiaalkindlustusametile või Töötukassale. Töövõime ulatuse hindab ekspertarst ja see võib olla kas ei ole vähenenud, et ekspertarsti hinnangul ei ole töötamine takistatud, on hinnatud osaliseks, töötamine on osaliselt takistatud või puuduvaks, ei ole terviseseisundist tulenevate piirangute tõttu võimeline töötama. Kui on määratud osaline või puuduv töövõime, on õigus saada töövõimetoetust ning lisaks mitmeid erinevaid teenuseid vähenenud töövõimega inimestele, et aidata leida tööd ja toetada töötamise jätkamist. Näiteks tööalane rehabilitatsioon, tööotsingu töötuba, tööpraktika, tööharjutus, tööks vajalik abivahend, töölesõidutoetus. Ja nii osalise kui puuduva töövõime puhul kindlasti ei ole välistatud see, et võib tööd teha. Lihtsalt teil on võimalus lisaks ka abi saada Töötukassa kaudu, et töötamine oleks võimalikult lihtne, ei mõjutaks teie terviseseisundit. Puude määramine pensionieas käib riikliku vanaduspensioniea järgi. Puude otsuse tegemisel arvestatakse tervislikku seisundit ja selle muutumise prognoosi ning tegevusvõimet, juhendamise järelevalve vajadust võrreldes eakaaslastega ning abi ja juhendamise vajadust, aga ka elukeskkonda ja kui on varasemast rehabilitatsiooniteenust kasutatud, siis rehabilitatsiooni plaanis olevaid hinnanguid. Puue tuvastatakse 3 raskusastmes. Keskmine puue, kui vajad tervisliku seisundi tõttu abi vähemalt kord nädalas, aga mitte igapäevaselt. Raske puue, kui vajad abi iga päev ning sügav puue, kui vajad tervisliku seisundi tõttu abi ja juhendamist tööpäevaringselt. Kui on puude tõttu lisakulutusi, on õigus saada sotsiaaltoetusi. Lisakulud võivad olla seotud näiteks abivahendite või transpordi kasutamisega, hoolduse või rehabilitatsiooniga. Kui on tuvastatud puue,
siis on võimalik küsida lisaks ka sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust. Teenuse vajadust hindab Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja taotluse alusel. Taotluseks vajaliku blanketi leiate Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt. Samuti võib sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust taotleda puuduva töövõime korral. Sotsiaalne rehabilitatsioon on mõeldud puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kestel õpitakse, kuidas erivajadusega igapäevaselt hakkama saada. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on kompleksne, mis tähendab, et see eeldab mitme erineva teenuse vajadust. Kui ei piisa taastusravist või tugiisikust või isiklikust abistajast, vaid on vaja mitme eriala spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna sekkumist. Rehabilitatsioonimeeskonda võivad kuuluda füsioterapeut, tegevusterapeut, psühholoog, logopeed, kogemusnõustaja. Nagu ettekande alguses nimetatud, on lisaks sotsiaalsele rehabilitatsioonile veel ka tööalane rehabilitatsioon, mis on mõeldud tööealistele inimestele, seega alates vanusest 16 kuni vanaduspensionieani. Ja on mõeldud eelkõige neile, kellel on tuvastatud vähenenud töövõime ning kes on hõivatud, kas siis töötav, õppiv, töötab ettevõtjana või on registreeritud töötuna. Tööalast rehabilitatsiooni võib olla vaja liikumisoskuse või kõne parandamiseks, abivahendite kasutamiseks või psühholoogiliste probleemide lahendamiseks. Samuti võib olla vaja nõustamist, kuidas muutunud terviseolukorras töötamisega toime tulla ja haigusega igapäevaselt hakkama saada. Lisaks eelpool nimetatud rehabilitatsiooniteenustele ja taastusravile on võimalik saada kogemusnõustamist ja psühholoogiteenust. Kogemusnõustamine. Kogemusnõustamist on võimalik saada nii rehabilitatsiooniteenuse raames kui ka eraldiseisva teenusena Töötukassa kaudu. Kogemusnõustamine on eelkõige mõeldud inimesele, kes vajavad oma probleemide lahendamiseks ja nendega paremaks toimetulekuks teise sarnase puude või tervisehäirega inimese toetust. Kogemusnõustamist võivad vajada eelkõige inimesed, kellel on tervis ootamatult halvenenud või kes on tervisehäire tõttu sattunud raskustesse. Ja siin võib oluliseks abiks olla teise inimese kogemus, kuidas sellises olukorras toime tulla. Töötukassa kaudu saab teenust vähenenud töövõimega töötu, õppiv või koondamisteatega tööotsija või töötav inimene. Ning teenuse saamiseks tuleb pöörduda Töötukassasse. Lisaks kogemusnõustamisele on eraldiseisva teenusena võimalik saada ka psühholoogilist abi. Samuti Töötukassa kaudu registreeritud töötutele ning koondamisteate saanud tööotsijatele. Lisaks on psühholoogilise nõustamise teenused erinevates haiglates ja sinna on võimalik saada perearsti või psühhiaatri saatekirjaga. Samuti läbi eravastuvõtu, ise tasudes. Ning ka rehabilitatsiooniteenuse raames. Lisaks on tasuta veebipõhine nõustamine ka leheküljel lahendus.net. Psühholoog aitab õppida valu ja stressiga paremini toime tulema ning lõõgastuma, aitab mõista seoseid füüsilise ja vaimse tervise vahel, toetab, kui muretsed oma tervise pärast. Nii et oma terviseolukorraga paremaks toimetulekuks tasub kindlasti psühholoogi poole pöörduda. Rehabilitatsiooniteenuse raames pakume regionaalhaiglas füsio- ja tegevusteraapiat, psühholoogi nõustamist, loovteraapiat, õeteenuse raames toitumisnõustamist, logopeediteenust ja ka sotsiaaltöötaja nõustamist. Meil on teenusele oodatud eelkõige inimesed, kellel on olnud insult, infarkt või trauma, on liigeseprobleemid, käeliikuvuse mured, seljaprobleemid, liikumispuue, kõnehäire, aga ka kui probleemiks on pidevad valud või psühholoogilised mured. Ettekandes kasutatud materjalid on pärit
Sotsiaalkindlustusameti, Töötukassa ja Haigekassa kodulehelt, samuti leheküljelt peaasi.ee ning Kogemuskoda. Nendelt lehekülgedelt saate nii taastusravi kui rehabilitatsiooniteenuse kohta täiendavat infot, samuti on olemas vajalikud blanketid, et hinnata puuet või taotleda töövõime hindamist. Kui on täiendavaid küsimusi, siis tasub alati otse pöörduda Sotsiaalkindlustusametisse või Töötukassasse või perearstile. Ning kui on vaja abi dokumentide täitmisel, võta julgelt ühendust Sotsiaalkindlustusameti või Töötukassaga. Samuti võib abiks olla elukohajärgse sotsiaalosakonna sotsiaaltöötaja. Aitäh kuulamast!